paistab, et kell on ka sealmaal ehk sõidame. Ehk see on ka väga-väga sünge statistika ja esiliiga B-s. Aga vaatame selle ära, Härmil ja võimalus ja Härm kodupubliku rõõmuks viib 10. minutil Elva juhtima. Ja võib öelda küll, et Tallinna mehed mängiti korralikult. Siis jah, tegu 17-aastase mängijaga on ja temast ma täpselt räägingi ja sealt tuleb Kalimullin ja selle hooaja esimene värav siis esiliigas tema jaoks. Juttu, kuidas siin jõuda, et eelmisel aastal oli ta 16, tänavu 7 Tallinnale. Päris palju ruumi on, löögikoht ka tekkimas ja Kruus peab sirutama, et on nad ju aastaid Eesti tugevuselt teises liigas mänginud ja kas tuleb sealt teine, ei tule kuidagi. Aga Elva jälle ründamas, senderdus karistusalasse ja ai. Ja kus sai räägitud väravatest, sealt need tulevad. Tarvo Timm, selle hooaja 6. mäng, teine värav. Ja võivad Elva poole, no isegi ei eksi, lihtsalt Tallinna mängijad kingivad selle palli Elvale tagasi ja äkki siit tuleb Elva 3. No oleks kaugelt lööki vaja, see tuleb ja väga hästi tuli sealt. Müüris on, tuleb senderdusena ja Kruus seal. Ei ole midagi uudist, et tema rünnakutele suudab palju asju juurde pakkuda, aga pakub praegu Tallinn meil väga kerge värava Vladislav Tšurilkin selle autoriks. Ja no kui see näe küll, kuidas sellised tsenderdused ja standardolukorrad olid Elval head, aga ehk on ka hea penalti löömine, sest penalti teenitakse. Tahaks kohe varsti ka kordust näha, mis seal täpsemalt oli. Kas tuleb ka 10, saame näha. Paju lööb ja lööb oma 10. ja viib Elva 3-2 juhtima rekord publiku ees. Vahetusest tulnud Paju vormistab 3-2. Saab vürtsi juurde. Kalimullin. Kenasti tuli 3 mehe vahelt välja, Kolovjov, aga Kruus. Aga no Timm, need jalad on tal nii läbi. Aga sööd Kalimullinile, kas siit tuleb? Ei, Kruus, Kalimullin! Ja tuleb Tallinna vastus. Ja Kalimullini teine. Ja no mis kinni ei jää, saab kinni löödud. On küll selle värava puhul paslik. Jälle Põldsaar. Oodatakse tsenderdust, see tuleb Reilson. Veel Reilson, vasaku peal. Ei, tuleb Kuresoo, Jürgen Kuresoo, Elva legend ja vajutab hiile täpi ära. Ja läheb sinna fännide hulka ka rõõmustama ja tähistama ja oi kui vajalik värav oli see Elvale. Jürgen Kuresoo, no kui ei tule keegi muu, siis tuleb Jürgen. Elva jälle tulemas. Põldsaar ja ka Jakovlev. Pealinlased suudavad midagi korraldada. Kolovjov viib ettepoole, aga mäng on sellega lõppenud. FC Elva 4, FC Tallinn 3. Ja noh, kui tahtsime vägevat vutilahingut, siis selle saime ja loodetavasti